Tere tulemast vaatama ja kuulama jälle Raplamaa podcasti. Hea meel täna ajada spordijuttu ja spordijuttu hakkame ajama spordimeestega. Sellepärast, et Rapla Selveri suur jooks on tulemas ja paras aeg on sellest kõigest nüüd rääkida. Siin stuudios on mees, kelle kauplemis ja veenmisoskuses ei maksa kahelda. Sellepärast, et tema on see mees, kes minu ka sinna jooksule rajale ajas paar aastat tagasi. Viimati sai siis lapsepõlves joostud, aga sinna ma siis läksin. Kahetsed või? Ei kahetse. Ja teine mees, kelle treeneri oskustes ja ka jooksuoskustes ei maksa kahelda. Risto Ütsmets, tervist. Tervist. Täna siis Rapla Selveri jooksu ja tegelikult üldse jooksujuttu ka natukene. Kaua see Selveri jooks on üldse nüüd siin toimunud? Et selles mõttes, eks see selline nagu jooksu prestiis ja tuntus selle läbi ja nagu sa ütlesid ka võime kaubelda asju välja ajada on ju tulnud ikkagi läbi selle, et me oleme näidanud ka, et me suudame tulemusi näidata ja eesmärke täita. Nii et jah, 14 aasta, meenutame ikka, et alustasime aastal 2013 600 jooksjaga, mis oli siis juba ikkagi väga kõva tulemus. Nüüd oleme jõudnud 2000 jooksjani ja veidi peale ja see on Rapla kohta ikka tõsine arv jooksjaid. Kuidas see käib? Kuidas on sellest saanud Raplamaa üks suuremaid liikumissündmusi? Sa oled analüüsinud kindlasti, mitte analüüsinud ka, aga see on su eesmärk olnud, nagu ma aru saanud olen, et kuidas see siis nii on läinud? Eks tuleb teavitada ja eeskuju näidata, et öeldakse, et iga algus on tähtis ja kuna me esimesel aastal saime juba selle alguse väga hästi tehtud Selveri abiga. Selver on ju siiamaale meile peatoetaja, nimitoetaja. Rapla Selveri jooksu teatakse või Selveri jooksu, nii et läbi selle on see tuntus tulnud mitte ainult Raplas, aga üle Eesti. Ja eks see, et kui sa üritust teed, sa pead tegema seda läbimõeldud korralikult. Seesama 10 kilomeetri rada on meil ju väga hästi valitud, passistatud kiire rada. Kõik tulevad siia seda 10 kilomeetri aega jooksma. On ju läbi räägitud iga aasta tippjooksjatega. Teame ju, et eelmine aasta 10 gildil olid 4 Eesti tippjooksjat kohal. Oli väga kõva konkurents Latsepov, Nurme, Hussar ja noor Morten Siht. Ja oleme ka siin Raplas väga palju ju vaeva näinud, et inimesi jooksule saada, et mul on tunne, et nüüd ikkagi Rapla inimesed hakkavad ka aru saama, et jooksmine on selline äge asi, et ei pea tingimata ka alati jooksma või kõndima, või tähendab, et ei pea alati jooksma, võib ka kõndida ja mis on mul eriti hea meel, et Raplas on nii palju toredaid lapsi, kes armastavad jooksmist, üle 700 lapse tuleb laste jooksule, see on ikka täielik fenomen, aga selle taga on see, et me ju ise oleme palju lasteaedades käinud, laste spordipäevadel, teinud oma maskotid rebased, nii et selles suhtes minu kõrval istuv Risto teab väga hästi, mis tähendab inimeste jooksuma toomine, et kui me siin paar aastat tagasi veel proovisime ühistrenne teha ja ei tulnud 10 inimest kohale, siis Risto on nüüd neid tänuväärselt vedanud juba siin mitu kuud ja seal on meil kuskil ikkagi 30-40 inimest olnud ühistrennis kohal ja see on juba suur edasiminek, et Rapla inimesed tulevad ja tahavad treenida. See on huvitav ja võib-olla tundub ainult, et vaata, kui omale mingisuguse auto ostad, mingit marki auto, siis sulle tundub, et neid on järsku igal pool. Ja siis kui ise jooksma hakkad, siis vaatad ka, et näe, kõik siin nagu jooksevad. See on õige märkus. Aga minu arust nagu ikkagi jooksevadki natuke rohkem, et kui me räägime nagu spordiürituses, siis seal on sportlased. Ilmselgelt nagu täna me ei pea Rapla Selveri jooksu kontekstis nagu reklaamima sportlastele, et see jooks toimub, sest nad tulevad ju nagu nii rahvaspordi mõttes või sellise suure liikumisürituse mõttes olekski vaja kätte saada nüüd see inimene, kes võib-olla veel üldse pole jooksnud, natuke jookseb või jälle hakkab jooksma, eks ole, just see nii-öelda tava inimene, et ta sealt diivani pealt selle paar sammu ära teeks, eks ole. Ja see on, ma ütlen siia vahel, et tegelikult ongi nii, et väga paljud inimesed on mulle otse kirjutanud ja küsinud, kas ma võin kõndida ka seal. Ja ma ütlen loomulikult, selleks me selle 5 kilomeetri rahvadistantsi ju tegimegi, et inimesed saaksid seal liikuda täpselt sellises tempos, sellise seltskonnaga ja sel viisil, kas siis oma sõbranna, tuttava koerakassi lapsega täpselt nii, et see 5 kilti mõnusalt läbida, see on selline distants, mis ei võta ka üleliia kaua aega. Suur osa on eeskujul, eks ole, et keegi peaks nagu eeskuju olema või eestvedaja, kes su sinna rajale siis nii-öelda utsitab või kelle eeskujul sa sinna lähed. Risto istub siin, eks ole, lihtsalt tavainimesele ei ole võib-olla profijooksja eeskujuks, et sellist võrdlusmomenti ja suhestumist nagu kohe ei teki, et mis sul siin viga rääkida, lihtne on sinu jaoks ju joosta, aga sina ka ju alustasid kunagi nullist, eks ole ju, ja sa ei sündinud ju jooksen, eks ole, et räägi, kuidas sa jooksmise juurde jõudsid üldse? No see oli nii loomulik tegevus, et see lihtsalt
lapsena liikusid palju õues ja oligi. No millal see esimene võistlus oli siis? Seda mäletada? Esimene päris jooksuvõistlus? Esimest jooksuvõistlust. Tegelikult ma mäletan väga hästi seda, et siis ma olin veel Tallinna poiss. Käisin Tallinna 20. keskkoolis ja toimusid sellised võistlused nagu Lenini rajooni spordikooli meistrivõistlused Kalevi kilehallis. Vana sa olid? Distants oli 300 meetrit ja ma olin siis 3. klassi poiss. 300 meetrit, ja vaata, kus on meelde jäänud selline asi, ju siis tuli mingi hea koht või? Aga tuli hea koht ja siis ma jooksin nii, et silmes oli ikka must ja pärast olin pinnis pikali maas, aga ära võitsin. Nojah, ma saangi siia lisada, et tegelikult nagu Ristolgi, nagu mulgi. Ja ma isegi aega tean täpselt. Mul on nagu aegade peale ka päris hea, et mis kolmas klass, mis sa? 51,4 sekundit oli aeg. No see on täpselt see sama tempo 17 sekundit 100 meetri kohta, millega just maratoni maailma rekordi joosti. Seaks kahtluse alla, kas ma jõuaks seda nii kiiresti praegu ära joosta, vaeva vist küll. See on huvitav võrdlus jah, ja ma siia tahtsingi lisada, et tegelikult samamoodi nagu Risto, ka mina tundsin pool juhuslikult ära, et mul on jooksmise osas andekust, et see oli korvpallitrennides, kus tehti selliseid teatejookse, pandi tiimid jooksma ja mina olin alati viimane vahetus, kes siis hoolimata sellest, kui pikalt teised ees olid, tõin ikkagi oma tiimi võitjana finišisse. Alustasin ujumistrenniga tegelikult, aga ma olin andetu ujuja, aga kui ujumistrennis pandi jooksma, siis ma olin ikka esirinnas. Mina mäletan, Risto, mina olin... Ja siis Raplasse tulin siia 3. klassi viimaseks veerandiks ja siis olid siin Raplamaa murdmajooksu-võistlused ja siis pani kohe Toivo Ilves, pani silma peale, et üks uus poiss tuli linnast. Kaks eri asja, kas 300 meetrit joosta või 10 kilomeetrit? Ei, loomulikult, ega siis väike laps ei jookse 10 kilomeetrit. Nagu ma ütlen, täna ikkagi sa oled pigem keskendunud või nüüd treenimisele, aga ütleme, kui mina olin siin kooli eas, siis ma mäletan, et ma arvan, et sinu vanusegrupis aastaid 10 kui sina jooksid kellelgi nagu siin maakonnas kuldmedalit jooksuvõistlustel kapis ei olnud, sellepärast, et kõik sinu kapis kogu aeg. Ma pidevalt nägin, oli jälle Risto Ütsmets jälle esimene. Või isegi tuju ära ajada küll teistel. No me võime ka siin välja tuua näiteks Ristoga, et ütleme, jätame nagu muud jooksud kõrvale ka staadionil, kus on ikkagi klassikaline selline jooksmine ja kindlad distantsid ja õige pikkusega. No Risto, ilmselt sina hindad oma 1500 meetri rekordit kõige kõrgemalt. No ilmselt jah. Ja see on sul? 347,94. 347, nii et ma tahaks näha mitu meest. Aga nüüd mu enda treenitav jooksis selle eelmaast üle, nii et meil siin Raplas on... Kalev Hõlpus, jah. Oota, kas ma ei saagi aru, et see on nagu pikamaa jooksumees siis või keskmaa või mingi? Vist oli ikka rohkem keskmaa mees. Kus maal see keskmaa algab ja lõpeb? 800, 1500 oli nii-öelda keskmaa ja siis noorteklassidest alates 3000 nimetati nagu pikamaa jooksuks. Donata selle istus just nagu pikemat distantsid. Mul olid pikemat distantsid, no noorteklassis ka ütleme 3 ja 5. Muide, 3000 meetri jooksu Eesti rekord vanuseklassis 18 on siiamaani minu nimel. Aastast 1983 ehk 43 aastat on püsinud. 834. Nii et seda pole siiamaani üle joostud, aga ma ise hindan kõige kõrgemalt võib-olla oma 10 kilomeetri tulemusstaadionil 30-45. Nii et alla poole tunni ei saanud, aga see on ikkagi natuke üle 3 minuti kilomeetri joosta 10 kilomeetrit. Hirmsad mehed, praegu ongi see koht jälle võib-olla, kui siin tavakuulaja mõtleb, no tore, mis ma sellest jutust kuulan, siin jooksevad siin hetkedega kõik need igasugused kilomeetrid läbi, aga just, et kuidas siin asi nagu jõudis või et kas nüüd igaüks peab sellise ajaga mingisugusest distantse jooksma ja loomulikult ei jooksegi kunagi, aga lihtsalt, et jooksmine kui selline, et mis siis, kuidas siis nagu täna alustada või mida silmas pidada üldse? No aga see ongi see sama asi, et meie räägime siin oma aegadest, ütleme, et Indrek Nurme tuleb siia ja jookseb Eesti rekordi, väga paljud ju, neil on omad eesmärgid, et tegelikult ma arvan, et kui jooksurajale minna, siis peakski sul mingi eesmärk olema, kas see on ajaline, kas see on võrdlus kellegi oma konkurendiga või lihtsalt iseendaga, et see distants läbida või ikkagi väga paljud, kes ka niisama sörgivad, vaatavad ikka, et nad 5 kilomeetril olid nüüd kas minut või 2 kiiremad. Nii et tegelikult Raplas ka see sama kooslus tippjooksjad versus nagu rahvajooksjad on väga oluline.
sest et sa tunned, et sa saad minna koos Eesti tippudega rajale, aga saad nii-öelda joosta omas tempos ja oma eesmärkide järgi. Ja sellepärast see distantsi valik ka, et kas teed 10, 10 on selline klassikaline, et proovid ära, mis su 10 kilomeetri võimekus siis on. Või siis teed rahulikult 5 kilomeetrit või lähed juba väljakutsele poolmaratoni osas. Poolmaraton tuleb meil sel aastal kindlasti kõigi aegade kõige arvukam. Ott sul endal ka ju kogemust poolmaratoni jooksmisest, et ega 10 pealt sinna minek ikka hoopis teine distants, nii et poole pikem ja hoopis teine nagu maailm. Ja samamoodi sel aastal ju panustame taas rohkem noorte jooksule, et Risto ka siin koolis õpetaja ja väga edukalt on oma õpilasi inspireerinud jooksule tulema. Eelmine aasta sai ju Vesiroosi kool ka kõige aktiivsema kooli auhinna Sportlandilt, aga noori me ootame väga jooksma. Ja sel aastal pingutame eriti, et Hellermann Daytoni abiga on kõigile noortejooksul osalejatel ka ilus valge jooksusärk ja seesama Sportland tõstis oma auhinnakrediidi veel 300-500 ja õpetajatega suhtleme ja see on tore, et Rapla maakonnas on väga toredad kehalise kasvatuse õpetajad ja ka koolidirektorid on valdavas osas väga sportlikud, nii et selles mõttes, nagu sa küsisid ka, et kus jooksjad tulevad, ikka need samad eeskujud igalt poolt siin, et Raplas on tore selles mõttes nagu jooksuasju ajada. Sa oled treener ka, eks ole, jooksutreener, Risto? Kuidas ma ütlen? Ma olen hobikorras treener ja ma nagu... Sinu jaoks nagu treeneri töö juures nagu tähtsam on kas see, et sinu õpilane saavutab mingisuguse tipptulemuse või ta on juba tulnud trenni ja talle meeldib joosta nii-öelda? Et sa oled saanud inimese nagu nii-öelda liikuma? No mulle ikka meeldib, et ikka ka tuleks tulemust. Et praegu ma olen treeninud selliseid õpilasi, kes nagu siin Eesti tasemel on tegijad. Okei. Arrastus jooksub. Aga põhikohaga ma olen ikkagi koolis õpetaja. Kuidas olukord on koolis? Noored? Seinast seina. Aga sealt nagu mingisugust jooksumaterjali on tulemas? No on. Aga paljud muidugi, meil on jalgpall, korvpall, et sellist. Ma saan siia vahel öelda huvitava fakti, et just täna ja eile, mille me siin salvestame ka seda podcasti, et 2 päeval Raplamaa Spordiliidu eestvõttel Priit Karjase juhtimisel käisid meie tennisekeskuse väljakutel, ta arvas kokku ligi 160-170 last proovimas tennist. Risto oli seal oma kooli poolt eestvedaja ja käisid ka teised koolid. Ja see oli tõesti tore, et lapsed nagu proovisid, harjutasid seda tennist, 4 treenerit oli kohal ja mida ma märkasin seda, et loomulikult, kui see esimest korda tennis ei ole väga kerge spordiala, tehniline ja nõuab head koordinatsiooni, aga ma märkasin väga paljusid õpilasi, kel tegelikult võiks olla väga häid eeldusi tennisemänguga tegelema hakata. Juba see löögiliigutus ja õige rütm ja see üllatas mind väga positiivselt, et tegelikult noored õpivad kiiresti ja sellise huvitava ala juurde nende toomine on väga, väga väärt kogemus. Ja ma arvan, et Risto ka nõustub, et tegelikult peabki noorele leidma selle õige ala, mis talle meeldib. Kellele meeldib joosta, kellele meeldib tennist mängida, kellele hoopis maadelda või kellele ujuda, et peab leidma selle spordiala, mis teda nagu kõnetab. Valiku võimalus peab olema, jah. Aga Rapla Selveri suurjooksu juurde tagasi ja selle korraldumise juurde. Päris suuri numbrid on saavutatud, eks ole. Mis ühe jooksu korraldamise juures täna kõige keerulisem on? Sellises mastaabis? Mina kui peakorraldaja ütlen, et võib-olla nii-öelda üldplaanis on kõige keerulisem see, et erinevaid asju on nii palju, et sa suudaksid selles kõikide tegevuste nagu logistikas ja nii-öelda rägastikus leida sellise väga optimaalse nagu lahenduse, et kuidas ajaliselt, kuidas eelarveliselt, kuidas inimressursiga seda jooksu üles ehitada. Et väga tähtis on siin jooksukorraldustiim ja meeskond, et Risto on meil olnud juba siin aegade algusest peale ja tegeleb ka nüüd radadega, mis on üks kõige vastutusrikkam seisukoht, samuti siis kõik muud tegevused siin koolis ja muudes lõikudes ka. Võistluskeskuse pealik Rain Terras
on meil ju oma Rapla vallavanem ja eelmine aasta seda tööd tegi ja sai väga hästi hakkama ja otsustas ka sel aastal kaasa lüüa. Nii et väga tore algatus tema poolt. Tal on nagu oma tiim, kes toimetab võistluskeskuses ja samamoodi teised ka, kes on jooksu juures olnud, et on seal radade peale joogipunktidel Sander Kala ja Mai Kalda, kes on meil siin tuntud sporditüdruk, tegeleb sekretariaadi registreerimisega. Kennet Koosma ja Ingrid Lenk, ka õpetajad, on lastejooksu puhul ametis ja Piret Viherpuu ja David All tegelevad turunduse, reklaami, kõige sellega. Nii et tegelikult on päris suur tiim, kellega anda on erinevad lõigud ja vastutus ja tegevused ja kõige selle koordineerimine on siis minu ülesanne, et seda nagu oskuslikult kokku võtta, et see tulemus oleks siin kõige parem. Nii et me räägime siin mingisugusest 50 inimesest, kes selle korraldamisega seotud on või veel rohkem? Jah, ütleme, et selline... Kui kõik need inimesed kokku lugeda, kes seal ametis on, siis tuleb neid 100 alla peaaegu isegi. Jah, me just lõime kokku vist, et üks 10-liikmeline on nagu aga meeskonna põhituumik, kes siin tegeleb, on mingi 10 inimest. Jah, aga vabatahtlikke ja abilisi meid oli hetkeseisuga vist ligi 100. Nii et just tellisime uued särgid neile kõigile ja see suurusjärk on selline, nii et neid on üks jagu ja... Vabatahtlikul on üks huvitav seltskond inimesi, täitsa nagu lahe, et uskumatu, et neid on, eks ole, tulevad kogu aeg. Kuidas te hoiate oma vabatahtlikke? Üks väike motivatsioonipakett ikka peab olema, et neid... Jah, eks see jah, aga eks peab ise jooksu armastama, aga nad saavad ilusa särgi ja natuke sponsorite nänni ja võimaluse osaleda või kinkida seda kellelegi ja mõni saab väikse taskuraha ja nii et selline, ega see ei ole see, et see on nüüd suur amet, millega rikkaks saada, aga natukene ikkagi võib-olla lisaks sellele motivatsioonipaketile ka see, et sa saad nagu jooksu korraldamise juures olla, sa oled üks nagu tiimi liikmetest ja näed ka kogu seda korraldust ja tegevust nagu seespoolt ja see on teinekord päris huvitav väljakutse seal osaleda. Jooksupäev, kas see on peakorraldaja jaoks selline päev, kus vaatad künka otsast ja käed on selja peal ja vaatad, kuidas kõik on tehtud või siis on äkki hoopis kõige pingelisem päev või mis jooksupäeval toimub? Väga tahaks, et see oleks nii, et ma olen mõelnud isegi, et ma panen endale ühe kõrgema istumisaluse tulevikus kuskile posti otsa ja joon seal kohvi ja vaatan, kuidas kõik kulgeb nagu õlitatult. Aga seni veel pole selline jõudnud, aga ütleme, et sellist nagu väga närvilist olukorda, nagu oli võib-olla mõnel esimesel aastal, et me nagu olime hädas mõne lõiguga, et ei ole olnud, et selles suhtes on kõik kontrolli all ja mis nagu selles seisukohast üks minu unistus on, et üks aasta ise mõni distants läbi joosta, et mul oleks peakorraldaja nagu nii palju aega, et ma isegi korra nagu mõtlesin sel aastal 10 kilomeetri peale. Ilmselt see 10 on, see on selline klassik... 21 veel ei jõua. Ja minu käest on ka küsitud siin juba 5-6 aastat, et kas sa ise jooksegi, ma ütlesin, ma ei jookse, et ma olen korraldusega seotud, et paraku ei õnnestu tegelikult. Kui sa oled korraldustiimis, võib-olla sörgiks läbi, aga nii enam niimoodi. Spordimees oskab sörkida rahulikult läbi võistlusel mingisugust distantsi. Raske on. Hakkab ikka pingutama. Nojah, vaata seal on nii, et kui sa nagu jooksule tuled ja ikka meiesugused tahaksid ikkagi nagu siis joosta ka nii-öelda korraliku ja hetke vormile väärilise tulemuse, sa pead olema ka vaimselt puhand, et ütleme, et sa ei tee küll selle viimane nädal võib-olla sellist trenni, aga see jooksuga seotud ülesannete täitmine ja kõikide veel viimaste asjade tegemine ikka sind vaimselt päris kurnab. Viimane kord ma vist jooksin koos Paveliga, ma räägin Pavel Loskut on meie maratoni rekordi omanik Eesti. Kui ta käis siin Selveri jooksul, siis me jooksime sõbralikult koos niimoodi 40 minutit, 10 kilomeetrit. Kena sörk ju küll. Tol ajal oli ta. Aga sellest on ka juba siin 6-7 aastat möödas. Kui need rajad, sellest on juttu juba olnud, eks ole, nad on kuidagi täpselt maha mõõdetud ja nad on kuidagi ära nii-öelda, kuidas seda öeldakse nüüd? Kvalifitseeritud või nii-öelda passistatud rajad, seal peal saab 10 kilomeetrit on passistatud. Et kuidas see raja tegemine siis üldse käib või kuidas sellest sai selline passistatud rada, mis ta teistmoodi on siis kui teised rajad? Eks me esimesel aastal seda 10 kilomeetri rada nagu otsisime, kus ta võiks kulgeda ja siis sai sinna võetud see
tagumine ümbersõidutee lõik sisse, mis on sealt eks Järvakandi ringist sinna aluni, et on pikk sirge ja motivatsioonisirge. Ja motivatsioonisirge võib tunduda selline higav ja, aga samas ütleme, ei ole seal tõuse langusi pöördeid, eks, et see annab nagu kõvasti juurde. Ja siis tekkiski see mõte, kuna me oleme ka siin Eesti meistrivõistlusi korraldanud mõned aastad ja tippjooksjad tahtsid ikkagi oma aega nagu täpselt saada 10 kilomeetrist, siis võtsime selle passistamise ette omal ajal ja tegime 10 kildi puhul ära. Ja nüüd see pass ka just eelmine aasta aegus pikendasime, tegime uue mõõtmise ja tegelikult siis mõõtsime üle ka poolmaratoni raja. Et meil oli seal mingi väike kõikumine oli 50 meetri piires, et me tegelikult plaanime ka selle ära teha, et selleks aastaks veel ei jõudnud, aga järgmiseks aastaks teeme kindlasti ära, et see poolmaratoni uus rada on tegelikult väga huvitav, et kui ta algselt oli nii, et joosti 20 kilomeetrist ringi väikse sellise haagiga seal keskel, et 2 korda siis sealt Välja tänav ja Mahlamäe ja sealt ringtee pealt sinna alupoole tagasi, siis nüüd peale esimest ringi lähevad jooksjad hoopis Raplast nagu Uusküla kaudu sinna raudteeni ja tulevad hoopis Jaama kaudu tagasi, nii et nad on kõik väga rahul selle. Täpsustad kuulajale, mis see passistamine tähendab, et meil Eestis on vist 1 või 2 inimest, kes tohib üldse seda teha. Jah, see passistamine niimoodi, et spets mõõdu ristaga mõõdab ära selle raja. Jah, et see on niimoodi, et on selline spetsiaalne seade, mis pannakse nagu jalgratta peale ja selleks peab olema sul rahvusvaheline litsents, et sa võiksid seda teha. Ja Eestis on neid tegijaid vähe, et meil on teinud Karen Au, kes on ise Mati Lillealliku tiimis Tallinna maratonis ametis, on käinud kunagi varem tegi Andres Nirk seda, üks Tartu mees, kes on nüüd juba manala mees, aga jah, selleks on tegijaid vähe ja tegelikult kõik suuremad jooksukorraldajad on neid teeneid kasutanud just sellepärast, et ikka inimene tahab teada, et see isiklik tipptulemus või ka muidu hea aeg, mis ta jooksis, oleks joostud kindlalt täpselt õigel distantsil. Ehk siis ütleme lihtsalt, et kui mina tahaks nüüd minna Eesti 10 kilomeetri rekordit jooksma, aga jooksen seda kusagil suvalisel rajal, siis see rekord ei loe. See ei pruugi minna. Et nii, et sellepärast ka need tipptegijad siin käivad, et ametlik värk. Jah, Tiidrek on ju siin Eesti rekordi jooksnud, kas on 29.04 või? 29.04. Jah, et ja eelmine aasta üritasime uut rekordit, oleme siin varem ka üritanud, aga seal peavad jälle kõik asjad klappima, et see alati nii ei ole, et nagu kui ma käisin ka ringvaates rääkima sellest meeste maratoni maailma rekordist, siis sai ka öeldud, et eks selleks ollakse nagu valmis, aga selleks, et tuleks see rekord, kas siis 10 või eriti maraton, kus on nagu palju pikem distants, peavad sel päeval kõik detailid klappima. Ilm peab olema väga sobiva temperatuuriga, tuul õigelt poolt, eks see seltskond, kellega joostakse koos, peab olema hea, et seda tempot õigesti hoida, su enda enesetunne peab olema väga hea, lihased peavad olema väga hästi korras, tempojaotus peab väga õige olema, nii et seal tegelikult on neid pisi asju palju, mis nagu nii nagu ikka rekordid ja juhtuvad. Ja ühel päeval nad satuvad kõik kokku ja eks selle meeste maratoni maailma rekordiga oli samamoodi, et see päev oli sellel Sebastian Saavel kõik klappis ja tänu sellele see aeg tuli, et kuigi valmis oli ta selleks juba kindlasti varem. No me tundsime siin rõõmu, et lapsed liiguvad, eks ole, ja järjest rohkem selliseid harrastussportlasi on ja see on kõik väga tore, eks ole, aga me näeme seda ka, et Eestis korraldatakse igasuguseid jooksuvõistlusi nagu väga palju. Vahepeal tundub võib-olla isegi liiga palju, et kuidagi peab ju silma paistma, et kuidas see Rapla Selveri suurjooks nagu eriline on võrreldes teiste Eesti jooksudega näiteks. Sa pead ju selle peale mõtlema, et miks nüüd siis kõik minu jooksule peaks tulema, kui iga nädalavahetus toimub mingisugune jooks kusagil. Nojah, see on hea küsimus. Üks on nüüd see rada, eks ole, mis on maha märgitud, see on päris suur argument, eks ole. Aga rahvast on ikkagi ju tegelikult päris palju maakonna kontekstis siin koos, miski neid siia tõmbab. Nojah, eks 110 tullakse päris palju siia Raplasse jooksma, ja see nagu tõmbab rahvast. Eks see ole see, et sa pead nagu leidma selle tõesti, nagu sa mainisid, selle konkreetse võistluse või ka siis selle
distantsi identiteedi, mis seda rahvast nagu sinna toob, et noh, Risto 10 kilti mainis, 10 kilomeetrit on meil selline korralik rada, tule jookse rekord ükskõik mis tasemel, siis rahvajooks on selleks, et tuleksid kohalikud inimesed. No vaadake, kuidas käib inimesi jooksmas Paide-Türi jooksul kohalikke, Viljandi järve, ümber järve, eks kohalikke. Noh, neid näited on veel, tegelikult Raplal on siin veel suur arenguruum, et tulla nagu oma kogukonnaga välja Raplast, ümberkaudsetest maakondadest. Tulge kõik ja jookseme selle 5 kilti läbi, näitame, et me suudame Raplas teha veel nii-öelda suuremate osalejate arutulemust tänu just oma Rapla inimestele. Ja noh, nagu mainisime noored, nendele, kellel on eraldi distants, et nad saaksid koos kulgeda oma sõbralikus seltskonnas ühiste särkidega. Keegi mulle kunagi ütles, et ega noored ei tule sellepärast jooksma, et sealt head aega saada, nad tulevad koos mõnusalt aega veetma ja selfisid mis võikski olla rahvaspordi eesmärk. Selfisid tegema. Absoluutselt, vähemalt on välja tulnud, eks ole. Miks sa korraldad seda üldse nii pikalt juba? Iga aasta küsin sama asja. See on nagu see kunagi, sa Ott oled ju maratoni jooksnud, eks? Ja see on sama nagu maratoni jooksele. Iga kord ju, kui ta jookseb selle ära ja tunneb, kui raske see tegelikult on, ütleb viimane kord. Ja siis läheb nädal mööda, mõtleb, kus on järgmine maraton. Kuidagi nii ta läheb, jah. Huvitav, mis siis... Kui nüüd selle juurde tuleme, et jällegi nende harrastajate juurde või siis isegi mitte harrastajate juurde, inimesed, kes tahakski võib-olla jooksu juurde tulla ja tulevadki vaikselt, peaks mingisuguseid näpunäiteid jagama. Sa oled kõrvalt kindlasti näinud ka neid toredaid keskealisid võib-olla, kes ka nüüd siis hakkavad vaikselt liigutama, tulevad äkki mingisugust nõugi küsima, et palju ma peaks jooksma või miks ma peaks jooksma, et on sul neile mingid näpunäited, et kuidas seda trenni tegema hakatakse üldse, kas peab nagu kannatama kõvasti või hirmsasti punnitama või iga päev jooksma või korra nädalas jooksma või õigete tossudega, valede tossudega või mis seal kõige tähtsam on? Õigete sokkidega tuleb joosta, mitte valgetega. Kõige tähtsam on pealhakkamine. See on see kõige tähtsam ja kõige raskem, ma saan aru, et pealhakkamist on kõigil, aga distsipliin nagu väga. Ja järjepidevus on tegelikult see märksõna on järjepidevus. Ei no tegelikult jah, me nüüd alustasime ka nende ühistreeningutega siin ja tegelikult märtsikuuses oli kõige rohkem osalejaid ja kui nüüd päris tõele näkku vaadata, siis on nagu jäänud järjest vähemaks neid osalejaid. Et ilmad on küll ilusamaks läinud ja kevad on käes ja päike väljas, aga aiatöid on juurde tulnud. Aga mingisugused muud kohustused tulevad inimestel peale ja on see. No ajapuudusesse ei saa nagu sinna ei saa kuidagi motivatsioon on natuke langenud. Tegelikult ma ütlen niimoodi. Et selle lörtsi ja tuulega olid neid osalejaid kõige rohkem alguses. Hoopis niimoodi. Aga ma ütlen tegelikult on asi selles, et ka jooksimise puhul jooks ei ole väga kerge ala. Inimene, kes pole jooksnud, nagu sa küsis, et kuidas alustada, läheb jooksma, no ei ole võimalik, et talle esimene kord. Kohe ei saa alustada muidugi, et ma kohe võtan kas või 5 kilti, et tuleb alustada võib-olla 1-2 kilomeetrist. No tulebki jah, jookse see 1 kilomeetr. Järk-järgult, jah. Mul on küll olnud inimesi, kes on öelnud, et nad jooksid 200 meetrit või 300 meetrit ja nii vastik oli, nii kuradi ebameeldiv ja ebamugav, et tulid koju tagasi, aga siis kannata see ära. Sa tead, jookse ära kas või see kilomeeter või 2 kilomeetrit. Kõnni vahepeal, täpselt. Mine järgmine kord uuesti, ikka on jama, ikka ei ole hea. Kannata see ka ära. Ja siis sa käid 3, 4, 5 korda ära ja siis sa tunned, kuidas sul hakkab kergemaks minema, kuidas sul läheb tunne nii heaks, et sa ei tahagi sellest loobuda. Sealt on juba hea edasi. Jooksu puhul on üks kuldreegel ka, et distantsi tapab, aga tempo tapab. Jah, seda küll. Iga üks peab oskama leida endale õige jooksutempo, aga see on ka muidugi oskus. Seda peab karjutama, see ei tule nagu nipsust. Kas jõusaal ja jõutreening käib alati jooksu juurde, kui me räägime see on jah, nagu soodustab seda asja. Et kas jooksmine teeb üldse jalgu tugevamaks? Teeb ikka. Aga teeb valuseks ka. Teeb valuseks ka. Kui liiga palju joosta korraga ja kui sa ei ole nagu harjunud, kui su keha ei ole harjunud koormustega. Koormust peab tõstma järk-järgult. See on sul väga hea küsimus. Step by step. Jah, Ott, et selles suhtes jõusaalis võiksid käia kõik, kes tegelevad kas jooksmise või millegi muuga, sest et eks paljud vigastused tulevadki ju sellest, et kas lihased on nõrgad, liigesed on vähe koormust saanud, et tegelikult jõusaal ja kõik harjutused tulevad ainult kasuks. Ega algajatele soovitataksegi tegelikult alustada jooks-kõnd. Teedki kõnnipausi vahele, siis jälle jooksed, siis jälle kõnnid, siis jälle jooksed ja siis lihtsalt järg-järgult
nagu lühendad seda kõnnipausi või kõnniaega. Sa oled maratoniga jooksnud? Mina ei ole. Ei olegi maratoni jooksnud ja ei hakkagi jooksma? Ei hakkagi jooksma. Kas päriselt? Päriselt. Ja nii jääbki? Nii jääbki. Okei, 21 siis on ju? Jaa. Aga kuidas see 21 jooksmine, siin saab jälle aidata natuke inimesi, mul on, tänu ende tegemistel on siis... ma ei ole isegi pool maratoni jooksnud ära, minu pikem distants on 20. Ja jooksime koos Donatasega seda Helsingis, ma ei tea, kas Donatas mäletab. Helsingis? Sörkisite käsikäes või panite võidu ikka? 20 kilomeetrit oli. Ja, seal Pääkaupungi jooks, jah, oli küll, jah. See oli väga huvitav, aga ma ei hakka siin sellest. Ma just sellepärast tõin selle pikema jooksu teema välja, et mis sa arvad, kas jooks käib nagu jalgadega või pigem isegi peaga, kui me räägime pikemast jooksust? No seal maratonis juba on 30-40% kindlasti või rohkem on juba mentaalne pool. Seal on raudselt mentaalne pool, see ongi nagu, mina olen maratoni jooksnud, eks korduvalt. Atas oskab sellest rohkem. Ja see on puhtalt mentaalne pool, et tegelikult nii pikk aeg, mida sa pead nagu mille vältel sa pead jalgadel olema ja nii pikk distants, mis sa pead läbima ja seal sõltub kõik mõtlemisest, et kui sa, ma olen toonud näite, et 15 kilti on ju päris pikk maa juba, eks, jooksed 15 kilti ära ja hakkad mõtlema, issand, 27 kilomeetrit on veel joosta, et tegelikult sa peadki nagu hoiduma vähemalt esimese, räägime praegu maratonist, eks, sa peadki esimese poole jooksul hoiduma igasugustest mõtetest sellest, palju on joostud, palju on joosta, et kui pikk see distants on, et kas mul hakkab raske. Nautima seda, mõtlema hoopis muudele asjadele, mõtlema midagi sellist, et see on alles soojendus, rahulikult elame sisse, naudime seda jooksupäeva. Ja tegelikult on oluline ka see, kuidas sa selle distantsi oma peas nagu mõteteks jagad. Et tegelikult Risto teab ka, et omal ajal, kui sa joostud pikki krosse, siis oli ka see, et pikka krossi on võimalik joosta mitut moodi. Näiteks võtame 30 kilomeetrit meil selline, ütleme, laupäevane treeningots. Et kas jooksed 15 kilti ühes suunas ja tuled siis tagasi, eks keerad ringi, sa tead, et sul on pool maad juba joostud. Jooksed 1:30 ringi. See on ka siis, sul on üks kindel asi, mis on läbideks. Või teinekord võib tunne olla selline, et mulle sobib hoopis näiteks 15 korda joosta 2 kilomeetrist ringi. Sa oled kuidagi turvaliselt selle 2 kilomeetri peal, kogu aeg nagu saab see suhteliselt kiiresti läbi see 2 kilomeetrit ja mõtledki niimoodi. Ja näiteks, kui ma viimati jooksin maratoni New Yorgis, see oli mulle tõeline nagu väljakutse selles mõttes, et mul oli olnud just 2 puusavahetusoperatsiooni. See oli 2 aastat peale seda ja ma ei teadnud üldse, mida ma nagu seal maratoni rajal suudan teha, aga New Balance kutsus mind oma nii-öelda VIP-külalisena New Yorki ja kõige pikem distants enne seda, mis ma olin jooksnud, oli 14 kilomeetrit. Ja siis ma tegelikult esimese asjana mõtlesin seda, et ma kilomeetrid üldse jälgi. Ma võtsin miilid, et kilomeetrid on 42, miile on 26, hoopis vähem ju, eks. Aga tegelikult see aeg, kas on kilomeeter või 1,6 kilomeetrit, väga erine, eks. Ja selles mõttes iga miili järel, natuke kõndisi, võtsin joogi või banaani, rahulikult läksin, seadsin endale eesmärgi, esimesed 10 kilti on soojendus. Rahulikult vaatan, teine 10 kilti juba nii-öelda hakkan vaikselt nii-öelda oma enesetunnet hindama ja jälgima, mis ümber toimub ja kui see jõuab juba 20 miili juurde, sealt on 6 miili joosta ehk 10 kilomeetrit, siis juba naudid lõppu, siis sa tead, et lõpuni lähed kindlasti ja naudid seda, aga raudselt sul peab olema hea mentaalne ettevalmistus ja mentaalne ettevalmistus tuleb ka sellest, et sa tead, milleks sa oled võimeline. Selleks ikkagi tuleb, kui sa maratoni jooksma lähed, vähemalt 30-35 kilomeetrit võiks treeningul läbi joosta, et siis sa tunned, mis su keha teeb ja kus suunas su mõtted nagu hakkavad minema. Aga selliseid katsumusi meil Rapla Selveri suurjooksul ees ei ole. Meil on lühemad distantsid lastele, sellised väga mõnusad ja lühikesed ja siis juba 5, 10 ja 21, nii et mis siin ikka. Oleme siin lobisenud küll juba, räägime nüüd sellest Rapla Selveri jooksust nagu sisuliselt, et millal ja mis siis toimuma hakkab täpselt. 23 mai sel aastal siis on see üritus, palju pole enam jäänud. Eelregistreerimine, üks väga tähtis asi, lõpeb 20. mai südaööl, see on siis järgmine kolmapäev.
nii et soovitan kõigil selleks ajaks ennast kirja panna, saab soodsama hinnaga, kui koha peale tulles on rahulikult su nimi kirjas, saad numbri, nime ja distantsid siis jah, sel päeval on kõik selle järjest, et kes on valinud 5 kilomeetri, kes noortejooksu, siis tuleb poolmaraton on nüüd sel aastal. Poolmaratoniga algab jah, et kas poolmaraton on ettepoole tõstetud või? Ja see oli sellepärast, et kuna see distants kestab kõige kauem, et no mitte seda, aga et hoida nagu fookus sellel, et ka poolmaratoni jooksjad saaksid nii-öelda võimalikult hästi sulanduda kogu selle jooksupäeva konteksti. Et siis, kui nemad lõpetavad, on seal kiiremad 5 ja 10 ja on rahvast rohkem kohal, kui nad lõpetavad, on autasustamisel kohal inimesi rohkem. Nii et nagu seda jooksu seltskonda paremini koos hoida. Ja noh, päeva siis nii-öelda see kulminatsioon või nii-öelda kirstordil ongi see 10 siis, mis siis on nagu lõpetab päeva aga noh, kõigepealt alustavad jooksupäev algab laste jooksudega jah, Vesiroosi Sadolini juures juba kell 10, nii et seal juba 9:30 võiksid olla kõik emme-tissid oma lastega kohal ja eelregistreerimine seal ka, et käib praegu hoogsalt samamoodi 20-ndani, see hõlbustab ka meie tööd, et oleksid lapsed juba nimekirjas ja praegu saaksid... on 400 eelregistreerunud last. Aga ootame teist sama palju juurde. Ja veel natuke selle juurde tagasi tulles siis just selle jooksma hakkamise juurde või siis, et inimese juurde, kes kahtleb, kas minna või mitte minna, ma tahaks ka minna, aga ma hästi nagu julge ka, eks ole, et sportlastest, nagu ma ütlesin, me ei pea siin rääkima, nemad teavad, et on jooks, nemad tulevad jooksma, eks ole, just need nüüd algajad või harrastajad, äkki mõni nõu on. Julgelt tulla sellele 5 kilomeetrile. Aga 10 pole mõtet ronida, kui enne pole jooks. Soovitaks ikkagi alustada 5 kilomeetrit. Nii, siis tuleb küsimus, et mul pole midagi jalga panna, mis ma selga panen? Kui 5 kilomeetrit ei ole vaja, mulle 200 eurosid tossi osta, eks ole. Ei ole. Parem on 300 eurosid. Parem on et pigem jookseb... Spordijalats võiks ikka jalast olla, aga ma arvan, et ikka inimesed teavad. Kuidas riietust valida? Vastavalt ilmale. Ja kuidas seda valitakse vastavalt ilmale? Kuld soovitus on see, et sul on alati soojem, kui sa arvad. Kui sa lähed stardis võiks natukene alati külm olla. Jah. Isegi natuke võib olla küll külm ja jooksu peal hakkab suve. No tegelikult jah, sooja, ma ei tea palju inimesed, kui nad jooksevad väga aeglaselt. Kes on natuke trenni teinud juba teevad soojendust ka juba. Soojendust soovitab ikkagi teha kas või natukene, et see tõmbab liigesed natuke lahti. Siis sul võib ka midagi rohkem peal olla ja soojendust ikkagi soovitame teha. Kas venitamist peab lõpus ka tegema või midagi, kui joostud on? Või ei pea tegema? On soovitav ikka teha. Venitada natuke siit sealt. See on järgmine 2 päeva kergem trepist käia. Vägev jah, nii et ootame kõiki jooksma või kõndima, rõhutame seda ka, ei pea jooksma, võib kõndida joosta, kõndida võib lihtsalt kõndida ja võib jalutuskeppe, ma eeldan kasutada. Ja see sama jalatsi küsimus see, et kui sa kõnnid, ega siis peavad su jalatsid lihtsalt nagu mugavad olema. Kui sa jooksed ka, see 5 kilomeetrit on tõesti nii lühike distants, kui sa seal vahepeal käid ka, siis ei ole see toska võib-olla nii tähtis, aga tähtsam on see, et sa saad selle jooksu pisiku sealt ja võib-olla siis tekib ka motivatsioon endale paremat tossud muretseda. Üks koht, kust veel motivatsiooni pisikut saab, kui ikkagi veel ei tule seda jooksutuhinat peale, siis üks suur asi on see, et minna vaatama jooksuvõistlusele kaasa elama tänaväärt, et see on ka, ma arvan, üks suur asi, mis tulevikus võib ka ennast motiveerida jooksma minna, nii et kõik inimesed on oodatud teede äärde, kust jooks läbi läheb ja kaart siis on leitav, ma eeldan siis Rapla Selveri jooksu kodulehelt. Ja see on väga tänuväärne, et ma olen ka saanud vastukaja, et inimesed oma koduhoovil tulevad välja ja elavad kaasa ja plaksutavad ja see on jooksjate jaoks ka väga oluline. See jooksupisik võib välja lüüa igal ajal. Ma olen ju väga pikalt koolis töötanud ja ma tean päris palju, nüüd nad ei ole enam õpilased, aga endisi õpilasi, kes on leidnud tee rahvaspordi juurde ja jooksu juurde ja koolis nad ei jooksnud. Ja nagu ma isegi, eks ole, pidasin täiesti ebaloogiliseks ja võimatuks, et ma üldse kunagi jooksma hakkan, aga kuidagi see ikkagi juhtus ja seda keerulisem on mul ka seletada inimesele, miks ma jooksen, seda tuleb ainult ise proovida, siis saad teada, ma ei oska kuidagi seda rohkem seletada. Ja seda näeb ka, tulete võistluskeskusesse, vaatate neid jookseid, vaatate, kuidas nad tulevad rahulolevate nägudega finišisse
ja mina ütlen ausalt, et see vist on ainus jooksuvõistlus, kus ma saan rahulikult olla kohal nii, et ma ise ei jookse. Et ma tean, et ma olen siin peakorraldaja, et mul on omad ülesanded, kui ma kuskil mujal vaatan võistlust või keegi mu oma poistest või keegi jookseb ja mina parajasti ei saa seda teha, kas mõni kerge vigastuse või millegi muu tõttu, siis on mul tõeline piin seal kõrval olla, sest ma tean, et need inimesed naudivad seda. Kui siin veel propageerida oma ala, siis tegelikult on jooks kõige lihtsam viis enda vormi viimiseks. Sa ei sõltu mitte kellegist, sa ei pea trennis raha maksma, paned kodus jooksu jalatsi jalga, lähed uksest välja ja teed väikse tiiru ära. Ja jookse kus tahad, ei pea vali rada iga päev erinev, kui soovid. Et selles mõttes tegelikult on ta kõige lihtsam ja kõige tõhusam viis enda vormis hoidmiseks. Võt nii. Ja radasid ka, kas või siin... Aga muidugi tõele auandes on ta algul raske, aga see raskus tuleb ületada. Kui sa oled selle esimese raskuse ületanud, siis läheb juba mõnusaks. Jah, nagu ma rääkisin siin just ka, et kes ütleme, et käib 5 korda ära ja kui siis raske ka on, andke teada, ma tahan näha seda inimest. Ja ma tahaks seda inimest näha, kes siis peale seda teeb õhtul väikse jalutuskäigu või siis jooksu ja tuleb õhtul koju. Oli siis vaja nüüd sinna küll minna. Vaat seda inimest ma pole ka veel näinud, et küllalt on neid inimesi kaasa arvatud mina, kes üldse ei viitsi vahest minna. Küll on paha olla, küll on uni, aga tagasi tulles ei ole veel kunagi mõelnud, et oli siis vaja nüüd minna. Nii et ta teeb ikka kogu aeg paremaks. See tundub uskumatu, aga tegelikult on nii, jah? Ei, see on väga õige, see täpselt nii ongi, et fookus või vaatevinkel erinevatele asjadele muutub peale jooksutreeningut drastiliselt. Tihti on nii, et kõige raskemad ongi need esimesed sammud. Just, ja neid tuleb päris palju teha ennem kui meeldima hakkab, et ühest korrast ei piisa. Aga see kõik on võimalik. Ja mul endalgi on olnud nii, et ega pingelistel perioodidel see jooksma minek, kuigi ma olen nii kogemustega juba nagu jooksumees, et ei ole kerge, aga siis sunnidki ennast ja sa tead, et võib olla veel mitu kilomeetrit nagu raske. Ega see pea ei lähe kohe puhtaks, et sa nagu lähed, mõtled ikka ja siis tunned ühel hetkel, kuidas hakkab kergemaks minema, et umbes nagu oleksid enne jooksu mingi tableti sisse võtnud ja siis hakkab äkki poole tunni pärast nagu mõjuma, aga tegelikult mõjub see, et sa lähed jooksma ja teed sporti. See on uskumatu, minge proovige inimesed ära. See on uskumatu teraapia. Minge proovige ja saate ise teada. Nii et kõik meie... Ja proovige mitu korda, mitte ühe korda. Jah, proovige mitu korda. Tulge Raplasse jooksma 23. mail, võite seal ka proovida. Ja Raplamaa sõnumite tiim on ka kenasti kohal, paneme särgid selga. Ja lõpetuseks nüüd siis veel numbritest. 23. mai, mis kell, kuhu, mis? 23. mai, see on laupäev, loodame ilusat ilma ka, meil on siin valdavalt ilmadega ka vedanud. Kell 9 avatakse Rapla Selveri parklas võistluskeskus, saab rahulikult varem kohal tulla, oma numbri võtta, esimesed stardid on kell 11 ja nagu öeldud, kell 10 siis Sadolin spordihoone Vesiroosi kooli juures on lastejooksud ja kogu info www.raplaselverijooks.ee, sealt saate kõik info, seal on kõik kontaktid, võite mulle helistada igal ajal, kirja saata, pange ennast kirja eelregistreerimisega, nüüd on veel aega jäänud ja kõik teie elus on hästi peale seda. Ja aitäh tulemast mehed ja teie siis, kui te ei saanud nüüd hästi aru, mis siis jooksmine on, siis minge proovige järele. Aitäh! Aitäh!